kolmapäeval kolin sisse Tallinna Lauluväljakuna, tegelikult juba teisipäeval. Aga kolmapäeval alustame siis Vene suure popmuusika festivaliga, milleks on Tantsevalne Valna, mis toimub siis teistkordselt, kuhu on oodatud siis hulk Vene popstaare, alates Vera Breznevast, Cerebrost, Ruki Verhist, Julia Volkova Tattoust ja legendaarne Viirus. Ja sealt edasi siis alates neljapäev, reede, laupäev läheb lahti 90-ndate rütmis, kus siis 4. korda Eestis üks julgelt võiks öelda, et regiooni suuremaid retroüritusi, milleks on siis We Love the 90s. Kuidas on ettevalmistused sujunud ja kas ikka välja magatud saad? 15 aastat juba tehtud seda pulli, et ega mis siin ainukene vaenlane või siis kellega tuleb rinda pista on ilmataat, et see on sul kinni makstud? No, igal aastal ma arvan, et on piisavalt hästi kinni makstud, aga teinekord tuleb üllatusi. See aasta on loomulikult ilmeid seni üritustel nagu kõvasti soosinud. Loodame, et siis viimaseks 8 jätkub ka seda soosingut. Kes kõik Eestis tulemas on lisaks meie koorekihile? Mina ajan seda niisugust oma jonni ja rida, et mulle meeldib tuua neid artiste siia, kes nagu varem ei ole üldse kunagi käinud või on siis kunagi mingi aeg tagasi, et selle aasta on meil õnnestunud 10 välisartistist siis tuua 8 sellist, kes pole varem Eestis üldse käinud või on kunagi ammu. Nendeks on siis S-Club, mis sai kunagi loodud Spice Girlsi manager'i poolt ja ma arvan, üks suuremaid pioneere reality show'de käima tõmbamisel, et ja lisaks neile KLF. Ma teen ühe sellise kiire viktoriini küsimuse, mis sa arvad, kes neist minu lemmik on? Äkki Wi-Fi? Täpselt nii, lisaks London Beatile. London Beat on juba niisugune pereansambel mulle, mida on nagu viimase, ma arvan, 10 aasta jooksul siin 10 korda kindlasti Eestisse toodud, et nende meestega on nagu jube tore tööd teha, et miks ma neid uuesti kutsun, et kuidas piletitega lood on ja kuidas neid soetada saab? On piletite hind kõigile taskukohane? Ma arvan, me oleme teinud erinevaid kampaaniaid ja Eesti meedia on teinud erinevad kampaaniad, kes on siis esimest aastat nii-öelda kaaskorraldaja selle üritusel. Peaks ikkagi olema olnud kõigile taskukohane see pileti hind ja täna on siis 3 päeva passid on piletilevis müügil ja 1 päeva pilet tulevad siis väravasse müüki.